Hei aiasõbrad! Novembri lõpp on käes, tavaliselt ma teengi talvist lõikust just novembri lõpus viinapuudele aga tavapäraselt on nii-öelda ka minu meelest külmem olnud. See aasta on nagu eriti soe. Seepärast olen ka jälginud, et kas siis mahlade liikumine on juba okstes lõppenud, aga üldiselt näitabki seda kõige paremini just see, kui kõik lehed on maha visatud ja peenemad sellised kandeoksad, ehk siis üheaastased oksad nii-öelda. On juba, mõnes mõttes nad ise lähevad juppideks või tükkideks. Ja see näitab, et võib rahulikult hakata talvist lõikust tegema. Et vaatamegi koos täna seda ja äkki on mõnele ka abiks see videolugu. Alustaks siis seekord Svensson Reedist. Pole küll näinud teda veel vilja kandmas. See on siis nii-öelda eelmine, see aasta on siis tema nii-öelda esimene kasvuaasta, eelmine sügis istutatud. Ehk siis eelmine aasta ta ei kasvanud meil üldse, kuna ta sai üsna hilis sügisel istutatud. Ja see on siis see aasta, kus me kujundasime või üritame kujundada esimesi põhitüvesid või põhiväete. Et kohe vaatamegi, kuidas me seda lõikame või millele tähelepanu peame osutama. Nagu näha on, et mul mõned oksad on juba siin painutatud nii-öelda rõhtsasse asendisse. Tegelikult see on sellepärast, et kui oks kasvab üles poole, siis taim paneb enamus kasvu sellesse oksa. Sama selle viinapuu nii-öelda talve üle elamine on suurema tõenäosusega, kui oks on puitunud. Et siin on ka tegelikult näha, et need, mis maha olid painutatud, otsad on küll veel siin rohelised, neid me lõikamegi natuke tagasi. Kui näiteks antud oksad on juba keskkohani on puitunud, ehk nad on sellised pruunikad. Nende ellujäämis tõenäosus on ikkagi suurem kui rohelisel oksal. Samas ülespoole kasvanud oks, väga tugev, palju paksem kui näiteks siin sama oks. Siin kohas palju peenem, ja siin siis palju jämedam, aga samas jälle roheline paraku. Et mida ülespoole lähed, seda rohelisemaks ta siin ka läheb, et võimaliselt korraks tulen lähemale, proovin sisse teile zoomida. Palju rohelisem. Et sellel viinapuhul, kuna ta nii noor, kasvatasime alles põhiväete, põhitüvesid, siis ega siin midagi lõigata ei olegi. Et siin võiks nüüd valida tegelikult välja sellele, kuna põhiväet võiks ikkagi koosneda üldiselt sellisest ühest oksast, vähemalt antud momendil sellisel noorel puul, siis võiks nagu siin välja valida, millise me säilitame, kas selle oksa või selle oksa. Siis antud momendil mina enne nii-öelda suvist lõikust ei eemalda kumbagi. Ma ütleme nii, et ma rohtset ehk seda rohelist, aga jämedamat oksa veel ei usalda ehk seda. Ja samas peenem, millel on puitumise tunnused paremad ja kui vaadata ka näiteks võtame selle punga siin kohe zoomin jälle sisse. Siis temal pungad on nagu väga viisakad, ehk siis tundub, et ta on elujõuline ja peaks ilusti järgmine aasta siit uinuvast pungast uue siis juba kandeoksa avama. Küll aga mul on siis selline plaan, et ma jätan nad kõik alles. Ja kuna kevadel mahlajooksuga üldiselt viinapuud põhitüvesid ei kärbita, siis lõikan ühe nendest okstest välja hiljem suvel. Et jätan siiski hetkel mõlemad ilmselt alles. Kui varakevadel on näha, et ikkagi on midagi ära kuivanud, täiesti ära surnud, siis saab need julgelt juba sellise suvise lõikusega, juuni lõikusega välja lõigata.
nii ma olen vähemalt teistel viinapuudel siin teinud ja järgmise peal on ka näha, jätsin samamoodi eelmine aasta siis kaks oksa. Ehk see oli siis nii-öelda esimese aasta puu. Siin on siis teine 1 aasta vanem puu, ehk siis temal on olnud nüüd esimene võib-olla selline suurem kandeaasta, aga lõppkokkuvõttes ikkagi teine kandeaasta. See on siis niinimetatud Vale Arkadia, meie varasematest videodest nähtud. Ja tema puhul saame juba vaadata nii lõikust kui ka seda, et mida me siis säilitame ja mida me ei säilita. Aga tema puhul on ka näha, või oli näha juba tegelikult ka suviste videode puhul, et teatud oksad siis kevadel nii-öelda talve üle ei elanud, ehk kevadel pungasid väga hästi ei avanud. Ehk siis siin sai ka mõned topeltoksad jäetud. Näiteks all, kus sai küll topeltoksad jäetud, 2 oksa, siis nendest ühelt siis põhitüvelt 2 topeltoksa siin liitumine või argnemine siit kohast, siis ilmselt siit me valime ikkagi välja ühe, et viinapuu saaks ühe põhitüve pealt edasi kasvada. Et me ei jäta siia niimoodi mitu. Sama lugu on siis selle põhitüvega, kus ma samamoodi tänu sellele oksapeenusele ja rohtsusele või mitte puitumisele ei usaldanud jätta ühte alles. Jätsin 2. Siis tegelikkuses ongi nii, et hargnemine on siin, aga see, mis jookseb siia ülesse, siis see oks iseenesest, see peenem oks, ei elanudki väga pikalt üle, et kuni siiamaani, põhimõtteliselt sellest kohast edasi, kuni tegelikult näha on, et jookseb ta kuni siiamaani. Ta ei avanud mitte ühtegi punga, ehk see oks kuivas ära ja see, ütleme siis nii-öelda valik, et jätta 2 oksa igaks juhuks igal juhul õigustas, sest teine oks, mis siis jookseb siit alumisele, siis siin on ka näha, et tal on ka ikkagi, oli see aasta nii-öelda kandeoksi küljes, et siin mõned on, et siin ta jookseb edasi. Et küll aga oli ta peen ja siin ma ilmselt valin nüüd ka asendusoksa võib-olla või nii-öelda pikendusoksa mõne tugevama selle aasta kandeoksa arvelt. Ehk siis viinapuudel saab asendada või noorendada põhiväeti läbi selle, et te valite mõne tugevama kandeoksa ja lõikate ülejäänud osa välja. Kui selleks on mitu põhjust. Näiteks põhitüvi on väga palju paksenend või jämenend ja te soovite ikkagi teda jätkuvalt maha painutada, ehk siis ta on nii-öelda külmaõrn. Siis paksenenud tüve ei anna väänata, et hiljem me näeme seda meie selle Kuzminski siini peal, mida ma vist see aasta esimest korda siis jätan üldse katmata, et jätan põhitüved üldse liinile ja ei hakka teda katma. Kuulduste kohaselt ta peaks talve väga hästi üle elama ja ainuke risk on see, et kevadel mahlade liikumise alguse ajal, et seda natuke maha suruda, et pungad liiga vara ei tärkaks, et öökülmad neid ära ei võtaks. Aga siingi mul on plaan, et ilmselt kevadel siis viskan varjutuskanga üle, mis siis hoiab seda päikest eemal ja hoian siis kasvuaknaid lahti, et õhk oleks stabiilsem. Aga siin me saamegi vaadata, et kui me räägime asendusokstest, siis mina suve jooksul valin välja sellised oksad, mis on oma loomult üsna tugeva kasvuga, just me räägime kandeokstest ehk siis 1-aastasest okstest, siis näiteks antud tüvel siin kohas, tal on nii see oks kui ka siis see oks on ikkagi väga hämedad, et kui vaadata tema põhitüve, mis siin kõrval jookseb, siis on ju näha, et see on väga-väga peen ja arvestades selle tugevust, siis igal juhul tundub mõistlik minna üle sellele oksale. Ehk siis asendusoksana ja pikendusoksana me kasutamegi seda, jätame alles selle oksa ja painutame järgmine aasta juba siis sellele liinile.
Hetkel ta kasvab ikkagi ülesse, et tema tugevust ja sellist suurust ja kasvu nagu promoda. Või õigemini kasvuperioodil oli siis eesmärk see, et teda promoda. Enam ta loomulikult ei kasva ja nuinuvas asendis. Siis suve jooksul, kui te näete ja tuvastate ära, valite endale välja, siis mina isiklikult näiteks märgistan need oksad selliselt ära, et ma teen mingi lipsu ümber mingisuguse nööriga. Sama on ka siinpool näha, et mul 2 oksa oli valitud igaks juhuks. Ehk siis ma neid oksi suvise lõikusega väga ei kärbi. Jätan nad alles ja puhtalt selle jaoks, et ma saaksin siis talvise lõikusega neid välja valida. Ja vaataks ette, et kui pikalt ma neid nagu kasvada lasen, et siis mingist momendist saaks neid tagasi lõigata. Loomulikult päris üleval ma hakkan suvel juba neid nii-öelda lühenduslõikus tegema, võtan neid võrsed maha, et ta kogu oma kasvu ikkagi paneks endasse, tüvesse, et ta jämeneks. Sest siit on ta näiteks ülevalt poolt on ta ikkagi juba nii jäme, et selline pliiatsi jämedune, mis näitab, et tema ellujäämisvõime on ilmselt üle talve on päris korralik. Ega siin muud midagi ei ole. Et lõikame peened oksad suhteliselt põhitüve lähedalt maha. Ja siis jätame need asendusoksad alles, jämedamad. Ja võib-olla ka mõne veel vaatame sellise pilguga, mida võib alles jätta. Ja siis alles teeme selle lõppvaliku ära. Et esimene lõikus on pigem selline, mida me teame kindlasti, mida me välja lõikame. Teine lõikus on juba see, kus me hakkame valima, et mis oksad jäävad asendusoksteks. Kõik ei pruugi jääda. Ja need otsused teemegi siin jooksvalt kohe lõikuse käigus ära. Aga kus me siis lõikame, et kui me vaatame mõnda põhitüve siin ja mõnda sellist kandeoksa väljumise kohta, näiteks võtame selle oksa, siis kui me selle oksa soovime välja lõigata ja selle oksa me siit lõikame välja, siis me lõikame ta reeglina ikkagi selliselt, et me vaatame, kas siin on nagu uinavate pungade nii-öelda klaster või kogumik. Ja siin tegelikult on, isegi kui me ei näe neid, siis võib lõigata muidugi teda suhteliselt ka lähedalt, aga ma olen ka turvalisuse pärast lõiganud ka teda siis pärast esimest punga kohta, et kuskilt siit. Ei lõika liiga lähedalt, et jätan ikkagi väikese kuivamise maa ja viinapuud võib selliselt lõigata, et jätta selline, ma ei tea, kuidas ilus on öelda, kõndi väikese jupikese. Ja lõikan ta tagasi, ehk siis kui ta kevadel avab siit kohast või siis siit kohast, siis ma valin välja, millise ma alles jätan ja teised nii-öelda tulevased kandeoksad või kandeoksa värsked võrsed ei võtaks jõudu ära siis sellelt ühelt, mis alles jääb. Ega siin suurt kunsti muud ei olegi. Paljud oksad, mis olid peened, küll kantsid tarjasid ja marjasid, siis nemad on sellised väiksed peened, siin ei olegi küsimust, te saate ise aru, nad on juba tegelikult näha, et nad on ära kuivanud, nad on, sisuliselt taim näitab ise, et on aeg lõigata. Et ega nendega ei olegi muud. Ma ei soovi vigastada seda pungade kogumiku kohta, ehk siis ma ei lõika siit kuskilt tüvi äärest, ma lõikan tagasi kuskilt siit samast ja siia selline kõnt jääbki. Et lõpuks need klastrid nagu jämenevad, et jälle hiljem vaatame Kuzminski siinit ja Kuzminski siini peal on see ilusti ka näha, et need sellised klastrikohad järjest nagu paksenevad, suurenevad, aga see on täiesti nii-öelda normaalne nähtus viinapuu puhul. Aga lähme lõikuse juurde, et ma võtan käärid ja hakkan lõikama. Hakkame siin siis vaikselt aga lõikama. Et siin mulle tundub, et siit on neid punga kogumikki küll ja ma ei jätagi näiteks sellele rohkem alles, et ma võtan selle siit samast kuskilt maha ja nii ta jääb. Et kui ma ikka näen, et siit päris punga kogumikus on piisavalt jõudu või sellist tunnetust, et seal on nagu pungasid, nagu siin ka näha on, et tegelikult need siin on, siis ma lõikan üsna lähedalt, ma ei jäta seda pikemat suurt kogust alles. Siin on ka näiteks näha, et vaatame, kuidas ta siia sisse zoomib. Siin on tegelikult tajuda, et siin on.
et tal on need uinupungasid peaaegu et alati on. Ja siis ma väga pikka ja alasid näiteks ei pruugi jätta, kuigi siin konkreetsel oksal on nii tugev kandeoksa väljakasv, et seda võiks ka siit tagasi lõigata esimesest pungast kuskilt, nagu ma ütlesin, väikse jupikese jätame kuivamisruumi ka ja lõikame välja. Või on kaamerad käes ja samal ajal üritan silmadega otsida, mida ma lõikan, siis vahepeal ilmselt siiski vibab see asi, nii et siin ma vabandan ette ära. Siin on ka näha tegelikult, et tal on siin on tal juba pung olemas. Siin on tal juba pung olemas, siin on näha, et ma ei jäta siin mingit pikka tüügast, vaid võtan siit samast lähedalt maha. Aga nagu ma ütlesin, siis siin see põhiväedi või põhioksa nii-öelda hargnemise kohast oli ta kuivanud see oks, ehk siis selle ma lõikan juba siit alt tagasi, jääbki tal üks see põhioks, mis siia alla jooksis ja rohkem mitte midagi. Ma lõikasin natuke paha nurga alt, aga nii. Ehk siis selle me võtame siin jooksvalt kõik ilusti välja. Hetkel lühendada lihtsalt ära. Siin isegi võib jätta igaks juhuks selle ühe oksa. Ma enamus muidugi teipe siin juba eemaldasin kaamera väliselt ära, et need meid ei segaks siin. Nii. Siin on näha ka, et siin on nagu pungi ilmselt võib siit ja siit tulla. Võtan natukese maa alt, võtan nii ja võtan maha. Kuna see ongi see oks, kus me siis ühe lõikasime välja siit alt ühest. Ja siin on ka ta suhteliselt peenikene, peenem kui need oksad, siis tegelikult peab vaatama, kas me kumma me nendest jätame ja kas me selle üldse võtame välja. Aga selle jaoks ma pean tegelikult need põhitüved korraks kõik lahti võtma. Ja siis otsustama esiteks nendest tüvedest, mis siin jooksevad mõlemad sellest välja, nendest välja ühe valima, ei jäta mõlemad siia ja siis otsustab jooksvalt. Et 3 põhitüve siin on, mis mul maa seest välja tuleb. Nende 3 peale ma jätan, kuna see on see vale arkaadia, mis mulle maitselt üldse tegelikult iseenesest ei meeldi. Ta on ebaühtlase küpsemisega, ebaühtlane mari. Maitse pole ka selline midagi kiiduväärt, siis ma ise kasvatan või jätan esialgu põhitüvet küll sellise pikkusega, nagu ma täna siin võimeline olen välja lõikama neid. Aga ilmselt kevadel poogin siis nendele peale midagi ja kui see poogend kasvama läheb, siis lõikan järjest tagasi suvise lõikusega kõik lühikeseks ära kuni poogendini ja pookeoks jääb siis ja pookeoksast kasutan siis uut põhitüve. Aga hetkel siiski alati teen mingi valiku ära ja jätan neile nii-öelda õige pikkuse
nii nagu ma kasvataksin. Aga nagu siin ka, siis ma tõin välja siin, et siin on 2 jämedamat oksa, millest võiks kujundada uued asendusoksad. Siis ma tegelikult ilmselt jätan ikkagi siiski selle oksa selleks pikenduseks, lõikan välja selle ja lõikan siis tüvega lühemaks siiamaani, ehk siis sisuliselt nii-öelda asendan. Võtangi siit samast lähedalt suhteliselt, lõikan välja ja siis siia jätan ka selle ühe punga ikkagi igaks juhuks tagavaraks. Kuigi kui asendusokste mõistes kasvatatakse neid ka nii, et võib jätta nagu paar-kolm punga siia. Ehk siis pikk oks ja asendusoks ülejärgmiseks hooajaks, olenevalt siis. Et siis saaks siit maalt tagasi lõigata ja jääb juba jätkavalt see oks, mis siit uuesti kasvab uueks asendusoksaks, siis sellel puhul ma seda ei tee, kuna nagu ütlesin, siis ma tahan siia peale hoopis pohkida. Ja mul ei ole plaanis nii-öelda tema enda viljadega või tema enda okstega seda puud kasvatada. Ehk siis nii. Nii. Nüüd ma siis võtan vaikselt neid oksi siin ära. Mul on see mõne lindiga veel ta kinni. Et ma panen nüüd kaamera korra ära, ma võtan need põhioksad siit trosside küljest ära. Nii. Jätkame siis. Ma võtan need lindid lahti. Lintide lahti võtmine tegelikult võtab jupik aega. Ma olin enne seda videoloo algust 1 tund aega siin ja nokkisin siis 4 puult neid linte maha. Aga nendega sidumine on ikkagi väga palju mugavam kui nööriga. Ega nööriga seda lahti lõikamise pääsu ei ole. Mulle tundub, et tegelikult sellel oksal konkreetselt on ikkagi jätkuvalt. Et siin on ka näha, et see on see siis, mis see aasta ei kandnud. Teda säilitada ei ole mõtet. Siis me lõikame selle siit ikkagi jätkuvalt välja. Aga ka nendest tundub mulle, et see tagumine hoopis nende puhul on tugevam, elujõulisem. Et ma lõikan ikkagi selle esimese välja. Ehk siis see ongi see, algselt jätsime 2, et otsustada. Lähemal vaatlemisel tundub, et teine on parem. Võtame selle üle oleva rahulikult välja. Ja siis jääbki selline üks uus nii-öelda järgmise aasta põhiväet. Et iseasi on, kuhu me tahame teda siduda, kas me tahame siia ette siduda või kõrgemal. Nii. Nendest siis nagu näha oli, et me valisime ühe välja juba varasemalt ja jätsime selle oksa. Võime ta alati üle vaadata, kas ta on korrektselt lõigatud. Aga minu jaoks ta tundub olevat piisav. Ta on piisavalt pikk, et kui ta siia ka siduda, siis ta ulatab siia taha postini mul välja. Ja tal on ka piisavalt pungasid, et usun, et ta kannab järgmine aasta või teeb piisavalt oksi.
Ja vaatame, mis me pookimiseks leiame. Kas leiame õige arkaadi või valime mingi muu sordi veel siia. Proovime esimest korda viinapuu pookimist, aga see pidi olema täiesti hästi toimiv variant. Nüüd nendest, kuigi need mõlemad oksad kandsid päris viisakalt nii-öelda siis kandeoksi, siis kuigi see siiamaani näiteks, siin võib alati otsad üle vaadata, et kuhu maani see oks kandis, siis ma ikkagi ei jäta kahte, sest see on koorma, ma pigem valin nendest välja ühe. Ise ma vaatan tavaliselt neid pungakogumikke ja selle aasta kandeokste jämedust, et palju siis see jõudu, kuidas öelda, palju jõujaotus oli nagu okstel. Aga kusjuures nende puhul tundub, et oli üsna võrdne, sest tegelikult ka siin otsas olid selle aasta kandeoksed üsna sama jõulised. Aga ma valin ikkagi ühe välja ja tunde järgi, nagu öeldakse, ja ikkagi lõikan siis selle ühe neist ära. Ja nii ta jääb, et veendun veel, et kas siin tundub, et pungasid on, lühendan ikkagi selle ühe oksa veel ära. Et vaatan selliselt üle, mida veel korrigeerida, nii ta jääb. Ehk 3 sellele puule, 3 kandeoksa või põhitüve. Ja kõik see ülejäänud mudru, selle me korjame kokku, jupitame ära ja viskame komposti. Okei. Lähme juba vanemate puude juurde kohe. Nii, siis ma veel näitaks teile ära, et mul on üks taimehakatis siin pistiku oksast paljundatud. Nii-öelda Somerset Seedless. Ta kasvab siit kohast. Oli siis pistikoks maha pandud ja ta on siis juurdunud, ajanud ilusti ühe selle aasta nii-öelda kasvu peale, suhteliselt pikalt siin teiste sees. Katsume siit siis välja saada korraks. Näidata. Aga näete, siit juba tuli see roheline üks jupikadest ära, aga see niikuinii ei elaks üle. Ja siis ega siin polegi midagi teha. Kuna näha on, et on roheline hästi peen, siis see ei jää ellu 100% kohe, ma võin teile garanteerida peaaegu seda, et ta ei jää ellu. Ehk tegelikult ma lõikan ta tagasi. Ma jätan sellest oksast ainult mingi jupi eeldusel, et ta siit altpoolt nendest pungadest teeb lahti, siis ma jätan mingi jupi, ilmselt võtan ta siiamaani 4-5 punga igaks juhuks ja siit ma lõikan tagasi. Ja see mul jääbki selliselt. Et ma võimalik, et ma täitsa katan ta siia ära, ma selle sama talvekatte sisse, et see on eelmise aasta talvekate, mille ma jätsin siia nii-öelda multsi kihina, sest ta on turbapõhine, laguneb siin vaikselt, hoiab ära umbrohtu. Ja samas on tema sisse päris hea katta, et kohati ma nagu olen ostnud ka juurde, aga see aasta vaatan, et on nii soe, pole veel ostma tõttanud. Et selliselt siis saab ette kasvatada endale uut taime või naabrile või kellegile tuttavale anda, jagada. Et mul on siin mõned pistikoksad veel. See on pandud siis tegelikult eelmine aasta, mitte see aasta. Ja suhteliselt siis sügise poole, ma isegi kuud ei mäleta, äkki augustis. Siis see aasta ta hakkas siit kasvatama, ta jäi ellu, mõnest pistikoksast see jäi ellu. Ja see aasta kasvatas sellise päris pika, aga kahjuks nii peene, et seda alles hoida ei ole mõtet. Aga nii on, aga lähme nüüd nende täisealiste puude juurde. Siin on meil siis Somerset Seedless täis elujõus puu kandnud, kas see oli meil 4. aasta äkki või? 3-4 aastat ühesõnaga, umbes täpselt. Eelmine aasta siis ka mõned oksad asendasin. Ehk siis lõikasin vanad välja, jätsin uued, et teda saaks maha painutada vajadusel. Ja selline need on. Mulle endale stiililt muidugi meeldib eelmine
noh, nii-öelda see valearkaadia või siis ka nüüd selle Svensson Reedi kasvatus rohkem kujunduselt. Ehk siis posti juurest kasvab välja ja mööda liini saab siduda nii-öelda paremas suunas. Noh, võiks ka olla vasakus, vahet ei ole. Siin on ka näha, et sealt tuleb välja ja saab liinile panna. Siis siin Somerseti ja Kuzminski puhul ma alustasin ju nii, et ma tunde järgi ei olnud nagu väga millegi pealt õppust ka võtta. Hakkasin kasvatama nii-öelda, istutasin taime keskele, hakkasin koolutama mõlemasse suunas, et nüüd ta on natukene selline põõsalik rägastik, aga ta toimib, selles mõttes ei ole probleemi. Lihtsalt endal on selle sidumise ja väänamisega tükk tegemist. Aga kõik lõikus on sama nagu seal, ehk siis kui olid välja valinud mingisuguse asendusoksa või asendusoksa, potentsiaalse asendusoksa, siis sidusin jälle peale. Jätsin siin alles midagi. Ja edasi siis lõikan täpselt samamoodi. Põhitüve äärest vaatan pungade kogumikke ja alustan lõikust. Et siin ma äkki isegi teen siis kiiresti selle lõikuse video peal ära. Kui kuskil on midagi näidata, siis tõstan kaamera ja näitan. Nagu eelmiselgi, siis üks väiksemad oksad ma lõikan suhteliselt kiirendatud korras välja. Ma nende peale väga ei keskendu, sest nemad ei ole ka jätkusuutlikud. Kes veel ei tea, siis viinapuu alati kasvatab marju, saaki üheaastasel oksal, ehk siis sellest oksast, mille ta teeb järgmine aasta uinuvast pungast. Et tihti mõeldakse või kasvatatakse nagu, et eriti välitingimustes, et las ta kasvab. Ta kasvab küll suht jooksvalt metsikult see viinapuu, aga ta samalt oksalt ei kasvata nii-öelda saaki. Et sellega peab arvestama, et siis kui see oks jääb alles, siis järgmine aasta iga oks, mis sellest oksast omakorda uinuvast pungast kasvab, siis see võib kanda. Siis see hakkabki kandma. Iseasi on see, et kui need kandeoksi on liiga palju, siis see taim võib, ta kannatab toitaineid ei jätku ja ta ei kasvata seda saaki piisavalt suureks või selliseks, nagu ta võiks olla. Näiteks Somerset on päris hästi sellest mõjutatud, kuna tal marju on nii väikene ja ta vajab seda kompaktsust või sellist, et ta on kontrollitud, et ta ei kasva üle. Aga kasvuhoones loomulikult ei tahagi seda liiga suureks lasta. Aga vähemalt marja saab juba mõistlikul ajal. Suve lõpus, mitte sügisel ja mul on see eesmärk rohkem ja valik, miks ma kasvuhoones nüüd kasvatan, sest Somerset tegelikult kasvab iseenesest ka kuskil välitingimustes. Ma siin jooksvalt otsin ikkagi ka asendusoksi, ehk siis näiteks mingid jämedamad oksad nagu see või siin see, siis ma need jätan ikkagi alles selles mõttes selle vaatega, nagu ma ütlesin, et esmane kiirlõikus, peened välja ja siis vaatame edasi, kas on midagi, millega midagi asendada või on ta parem kui tänane põhitüvi.
kuna siin mulle tundub, et see oks on tegelikult täitsa korralik ja võib rahulikult järgmiseks aastaks jääda, siis ma seda oksa, näiteks seda asendusoksaks ei jäta ja lõikan ta siit rahulikult välja juba eest ära. Kiire otsus, oks jalust ära, tehtud. Et ma tegin meelega lahti need lindid, et ma saaksin aru ja mul oleks lihtsam natukene vaadata, kuidas need oksad jooksma hakkaksid järgmine aasta. Ehk siis püüan sarnaselt jätta siia ühe oksa ja alla liinile sarnaselt. Ehk siis tegelen puhtalt sellega, et valida neid siia välja. Et hetkel jäi hästi palju potentsiaalsed asendusoksi mul siia. Samas ma vaatan, et siin on täitsa korralikud pungad, oksal pikkust on. Ma isegi ei näe sellel aastal, et ma siia tahaks jätta midagi või asendada midagi. Ehk ma lõikan nad tegelikult kõik välja. Kahjuks hakkab juba hämmaraks minema, kell ei ole üldse palju teod, kell on 2:30. Aga Eesti värkne. Novembrikuus 2:30 ja juba pime. Siin on nagu ühes suunas 2 oksa, mida ma olen hoidnud, ütleme nii. Ei ole isegi alati välja lõiganud. Ilmselt selle oksa ma siis jätan, kuna see on suhteliselt uus oks. Et võimalik, et ma mingi hetk siis ühe nendest siin lõikan täitsa välja vanadest olijatest, mis on päris kõvarikud sellised. Siis ma selle jätan, selle ma spetsiaalselt selle jaoks kasvatasin sellest, selle me vääname järgmine aasta ilmselt siia kõveralt ära. Temast saab meil üks kandeokstest. Nii. Sarnaselt siis ka see oks, mis on täiesti uus oks. Selle me jätame ja ilmselt siis küll vaatame, et kumale poole me tema siin siis lõpuks seome. Ilmselt siis tema siis teisele poole. Ja jääb meil ka topelt oksaks, et 2 oksa ühele liinile on ka üldiselt maksimum. Siin võiks nagu teha juba sellise lõikus, et midagi nagu lõikaks kompaktsemalt kokku. Et ei jääks nii palju sellele taimele, aga ma olen vaadanud, et Sommerset, nagu ma ütlesin, tal küll mari jääb väiksemaks võib-olla, aga siiamaani ta siin on selle arvu juures ilusti ära kandnud ja ei ole see mari nagu ka väga palju kannatanud, et umbes sellises koguses ma neid kandeoksi olen ka hoidnud. Aga ilmselt ma veel mingi valiku teen, näiteks see mulle tundub, et ta on ikkagi üsna sükene kiitsakas oks. Ja ma ikkagi lõikan ilmselt välja, asendangi siis selle värskema, aga jämedama oksaga. Ehk siis tema on selline kõverik, jätangi selle uue tuleval aastal. Painutan ära, see on sama, ta maa seest tuleb samast tüvist välja, ehk siis ei ole mingi probleem ta siit kohe alt tagasi lõigata, nagu näete. Ehk jälle toimub selline oksa asendamine uuega, värskega. Ja nii ta käib. Enda jaoks tuleb muidugi alati läbi mõelda, mis on eesmärk, mis soovid teil on, ja kas siis vahetada välja või mitte. Vaatate alati pungasid, veendute nende elujõus ja otsustate, et kas te lõikate või kas te vahetate nagu mõne uuema oksa vastu. Näiteks siin ma ei teagi, kas ma peaksin asendama. Aga mul on tunne, et võiks, aga see on palju lühem. Ja siin on need kandeoksa kohad või õigemini punga kogumikud on sellised
on suhteliselt elujõulised, et eks ta on niisugune otsustamise koht. Aga ilmselt ma ikkagi ei asenda see aasta, lõikan ta lihtsalt välja. Jätan ühe punga siia. Et võib-olla siis järgmine aasta tuleb sealt uus asendusoks. Aga nii ta jääb. Nii ta jääb. See on siis Kuzminski siini. Nagu näha, temal on põhitüved väga tugevad. Ei kavatse see aasta ühtegi kandeoksa või põhiväeti tähendab välja vahetada, kõik kandeoksad lõikan lihtsalt maha. Ja jätan sellised oksa kogumikus. Aga kui ma rääkisin siin päris esimestel puudel, et tekivad oksa kogumikud, klastrid, kust kandeoksad välja tulevad, siis siin on see üli hästi näha selle koha peal. Siin on näha, millest ma räägin. Ehk siis, kui siit pidevalt on tagasi lõigatud, 1-2 asenduspunga jäetud või mitte, aga ta pakseneb, kogu aeg see koht pakseneb. Et see üks osa on selle tagumisel oksal ja siis siin on selle oksa oma. Et selliselt need viinapuud oma oksa kogumikke nagu kasvatavad siin ka. Aga pole siiamaani probleemi all nende. Üldiselt igalt poolt on nad alati oksad välja või nii-öelda uued, siis värsked kandeoksad kasvatanud uinuvatest pungudest. Pigem ma pean välja murdma, et see üks selline kogumik võib teha kevadel 4-5 punga avada. Et nendest ma siis tavaliselt, ütleme nii, jätan 2. Öeldakse, et võiks 1, aga ma olen jätnud ka 2, sõltuvalt tegelikult nende kasvust. Kui on näha, et üks on domineerivam ja üks on väiksem, siis selle väiksema murran välja. Kui on suht sarnase kasvuga, siis olen ka jätnud. Et siin on ka tegelikult näha, siin ongi 2 oksa. Kasvab, kannab ikka väga viisakalt. Et kohe võtan tangid ja asume lõikama. Nii, siis hakkame lõikama siin järjest. Eks siis siin jälle ma vaatan seda punga poolt. Aga nagu mulle tundub, on siin jälle ilus ja ma ei kavatse siin jätta alla, siis ma lõikan lihtsalt nad läbi. Näiteks siin jälle jätan igaks juhuks. Siin näen, et siin taga ikkagi eest ära tõmbama korra. Siin on näha ilusti, et siin on üks pung suhteliselt lähedal, ma ikkagi jätan ta peale. Jätan alles. Siin on näha, et siin need klastris on küll ja küll, ega see on otsmesine koht. Ütleme nii, et siit ma ühe punga võib-olla isegi lasen kasvada. Mööda seda suurt posti hoida, aga üldiselt ta jääb siin natukene võib-olla varju ja pahane väga siduna, et maitse asi. Samamoodi siin üleval siis hakkame ka järjest lõikama. Vaatame ära, aga siit on ma olen suht veendanud, et siin on neid väiksemad, ma lõikan üldse eest ära. Ja siin on siis näha seda punga kogumiku oma loomult. Ja sealt tuleb kohe kindlasti kevadel tärkav uus kandeoks. Ei ole üldse küsimustki. Ja nii me siin läheme. Siit pungasid vigastada. Mõned sellised väiksemad vanad oksad lõikan veel välja. Kuna siin on, siis ma tegelikult lõikan kohe lähedalt. Kaamera ikka tudiseb, aga paraku kui ühe käega filmid, teise käega lõikad, siis tahaks nagu kaamerat vaadata, aga tegelikkuses peaks nagu oksa vaatama. Ja siis oksad ka veel siin muidugi lendavad paras jagu, et ma pean neid ka siin kiskuma, et tuleb ära kannatada.
see lint on nii. 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 Läheme siis siia suurde kogumikku, hakkame siin ka lõikama, ega siin mingit kunsti ei ole, et üldiselt olen vaadanud, kui siin nagu on ikkagi sees need elujõulisi pungasid, siis ma lõikan võimalikult lähedalt. Kui ei, siis jätan ühe oksaga koha siia, et olla nagu kindel, et näiteks siin näete selle aasta oksa peal, siin kohas on ilusti üks pung olemas, järgmine aasta siit ta teeb kindlasti lahti, aga siin on neid uinunud pungasid kindlasti rohkem, et sellepärast ei tasu üldse muretseda. Nii. Korra vaatan selle oksa üle, aga mulle tundub, et siin all ilusti oli. Võtan siit ikkagi lühikeseks maha. Kui asendama ei pea, siis ei ole seda mõttetööd nii palju. Ehk siis see lõikus tegelikult läheb ka kiiresti. Et siis ei ole nii palju siin nuputamist, et mida, kuidas. Et siis muidu peab mõtlema nagu 2 sammu ette, kuidas kevadel siduma hakkad. Vot siin on nüüd tugevad oksad. Ja põhitüvi on siin surnud. Vähemalt näha on, et tal siin erilist kasvu ei olnud, kandeoksi. Et siin ma nüüd teen küll seda, et ma võtan selle, mis jookseb siia ülesse välja mul. Ja on tugevamad oksad. Nad käigu pealt otsustan, aga näha on. Ja ma olen nad ka täispikkuses õnneks alles jätnud ülesse välja. Et siin ma asendan kohe selle ära. Et siin on näha, et see edasi jookseb ikka märksa, kui läheb märksa vanem oks, ilusti puitunud küll, aga ta on väga peen. Võrreldes sellega, siin on tugevamat jõudu. Ma lihtsalt asendan ära, ma lõikan välja. Nii. Ja järgmine aasta ma võtan siis selle ja painutan ilusti ta siia ära. Et ma lõikan ta muidugi siit posti nii pikkuselt tagasi. Et ma ei jäta teda nagu nii pikaks. Aga jah, ühesõnaga, ma võin seda teile kohe näidata. Et see on asendusoks, ma ütleme nii, et ma igaks juhuks jätan veel selle alles. Aga lõikan siit maha, sest ma ei tea, kuidas mul sidumine läheb veel, aga jätan nii. Et see ongi selle asendamise mõte. Kuna siin on mõlemad oksad tegelikult, mõlemad tugevad oksad, mis te siin nägite, on just sellest samast oksast pärit, et siis võib valida, et kumma. Aga ma ise arvan, et ma jätan ikkagi selle esimese.
Jälle siin on see dilemma, kuna see on ilusti ülevalt poolt ja mul on seda painutada lihtsam, siis ma selle lõikan siit välja. Nii. Kusminski siin ja ongi lõigatud põhimõtteliselt. Tuleb veel see vana kondoks, mille me siin välja lõikasime, tuleb ka teipidest lahti kiskuda ja ära võtta, aga üldiselt on see Kusminski siini ühe käega teha on muidugi keeruline. On lõigatud. Nii. Mõned üksikud oksad veel siin. Nii. Selline see Kusminski siini siin on. Ega nii ta ka mul jääb. Ma ei kavatse siit väga palju midagi välja lõigata. Kuigi ma pean tunnistama, et siin on seal Kusminski siinil, näiteks siin on näha, on jäetud ka eelmine aasta, ma lõikasin siit välja, asendasin. Ehk lõikasin välja ja jätsin selle oksa. Ja turvalisuse mõistes ma jätsin 2 oksa, nii selle kui ka selle. Aga Kusminski siin on üsna tugeva kasvuline, siis tema kannab välja 2 põhiväeti ühelt oksalt, kui see on niisugune jäme juba. Et siis on see mahlade kandmine, toitainete kandmine piisav. Et mina ei näe probleemi vähemalt temal jätta 2 viljaoksa. Minul ongi need 2 viljaoksa siin ja mõlemad siis seotud ühele liinile. Pigem harvendan siis neid kandeoksasid, mida ta teeb, aga ta kannab ilusti. Ma ei näe pointsi vähendada või välja lõigata ühte nendest. Vot nii. Selline see talvine lõikus on. Uute kandeokste välja või õigemini uute siis põhiokste välja valimine ja kujundamine ja etteplaneerimine juba kevadeks, et kuidas te neid seota. Nüüd tuleb mul see mudru ära koristada ja mõned võib-olla siin ette valmistada ka katmiseks. Aga ega rohkem siin juurde rääkida midagi ei ole.